Lõvi ja valgus. Nii möödusid paar talve ja suve. Kord kuulsin, et olen 4-aastane. Grete käis juba koolis ja mina kuulasin üha suurema põnevusega, kuidas ta uhkelt midagi aabitsast luges. Tal oli ka lasteraamatuid ja ta luges ka neid mulle. Kui teda kodus polnud ja mingi raamat oli pooleli, lunisin vanaema, isa ema, kes juba mõnda aega oli meiega koos elanud, et tema mulle edasi loeks. Sest olin uudishimulik kuulaja ja tahtsin teada, kuidas lugu jätkub. Olin üldse huvitatud teadmistest, sellest, kuidas inimestel läheb, mis nende elus juhtunud on. Põlesin uudishimust elu üle ja mida kõike ka ei juhtunud. Aga muinasjutud huvitasid mind siis üle kõige. Minu unistused täitis ema õde, adi-tädi, kes käis tihti meil. Tal oli kena nägu, ta oli nii armas ja kaunis nagu kiisu. Tema soojad pruunid silmad kiirgasid soojust ja tal oli oma iseloomulik lõhn, mis on ainult sellistel inimestel, kes kiirgavad armastust. Hingasin seda armastuse lõhna meelsasti, kuid tundsin seda vaid üsna vähestel inimestel. Kui adi-tädi tuli, söösime ülirõõmsatena tema juurde. Aitasime tal kiirelt palitu ära võtta ja esimene, mis me talle ütlesime, oli: adi-tädi, räägi palun midagi. Ja ta rääkis meile kauneimad muinasjutte, väsimatult. Iga kord olid järjest uued ja uued lood, üha põnevamad, mida eales olen kuulnud ja lugenud. Kui olin haige, tuli adi-tädi mulle muinasjutte rääkima ja mina unustasin haiguse. Ei lasknud tal kunagi lõpetada, sest kui ta lõpetama hakkas, kiusasime teda nii kaua, kuni ta jätkas jutustamist. Aga lõpuks pidi adi-tädi siiski taas koju ema juurde minema, teise vanaema juurde, kes imeilusalt klaverit oskas mängida. Ja siis jäin taas Gretega kahekesi. Vaatasin, kuidas ta muinasjuturaamatut loeb. Tahtsin ka lugeda. Lasteraamatute ja lehtede muinasjutud polnud aga pooltki nii kaunid kui need, mida adi-tädi meile jutustas. Hakkasin põhjalikult uurima raamatuid, kust Grete oli lugemist õppinud. Uurisin kaua erinevaid tähti ja tahtsin lugeda, aga ei saanud aru, mida need märgid tähendavad. Ühel öösel nägin taas und, mida olin juba mitu ööd järjest näinud ja mille olin jõudnud ka vanematel ära rääkida, nii et kõik teadsid seda. Jooksin, lausa söössin mööda teed. Tormasin nii nagu jaksasin, sest mind ajas taga metsik lõvi, kes püüdis mind tabada ja ära süüa. Jooksin lootust kaotades ja hingeldades ühe pisikese maja suunas, mis seisis teeraja lõpus. Majakese avatud uksel seisab naine, kes ei ole mu praeguse emaga küll ühte nägu, kuid tean, et unenäos on ta minu ema, kes mind avasüli ootab. Tean, kui jõuan temani, kaotab lõvi oma võimu ja olen päästetud. Juba ta ongi mul nii lähedal, et tunnen kuklas tema sooja hingeõhku. Tunnen ka juba tema üksikuid puudutusi ja kohe saab ta mind kätte. Jooksen viimast jõudu kokku võttes. Tunnen juba mingit lööki. Hüüan juba täiest kõrist ema. Ja samas jõuan äkki tema päästvasse sülle ja vajun tema päästvatele kätele. Olen päästetud. Lõvi kaob. Ärkan tugeva südame kloppimisega, värisen hirmust
ja unes üle elatud õudustest. Tõusen kõhklematult püsti, tõmban nagu alati endale teki ümber ja jooksen niimoodi öösärgis ja tekiga paljajalu vanemate magamistuppa. Poen kiiresti ema kõrvale voodisse teki alla. Oh, seda õndsat ja meeldivat lõhna, rahu ja turvalisust, mis must nüüd üle voogavad, nagu mõnus leige vesi. Ema kallistab mind ja küsib, kas nägid jälle seda und ja seda lõvi? Nägin, vastan mina, ja tema läheduses lõpetab süda kiirelt kloppimise ja vajub mõnusasse rahulikku unne. Järgmisel päeval ärkan ema sängis. Teda ennast küll enam seal ei ole, aga tema öösärk on ja uputan sinna oma nina, et saaks hingata seda ema õnnist lõhna. Isa pikutab kõrvalvoodis ja loeb ajalehte. Ju siis on jälle pühapäev, arvan. Isa paneb ühe osa lehest just minu kõrvale, ema voodisse. Võtan selle kätte ja uurin hästi teraselt jälle neid salapäraseid tähti. Mida nad õieti siis tähendavad? Isa, küsin, ütle mulle, mida need tähed siin tähendavad? Isa, küsin, ütle mulle, mida need tähed siin tähendavad? Vaata, ütleb isa, see siin on K, siin L, see E ja see I, see N ja see jälle E. Aga need seal, see, ütleb isa, on I, see N ja see S, siin on E ja R, see on A, see T ning see E. Vaatlen tähti ja ühtäkki oleks nagu võrk silmade eest langenud ja valgust hakanud pähe voolama. Valgus! Ja tähtede saladus avanes. Loen erutatult ja meeletu rõõmuga. Isa, isa, siia on siis kirjutatud väikeseid teateid, on ju nii? Ema peatus mööda minnes, tuli minu juurde, võttis mind sülle, andis musi ja ütles erutuse ja rõõmuga, sa oskad lugeda. Isa õnnitles mind nagu täiskasvanut, mis tegi mind veidi kohmetuks. Jooksin kiiresti Grete tuppa ja ka tema oli õnnelik selle üle, et oskan lugeda. Varsti rääkisid sellest uudistes kõik meie majas. Ja kui tädi Adi tuli lõunale, peab ka tema kohe seda teada saama. Just, mina oskan lugeda. Tähed ei ole mul enam salapärased, sest oskan näha nende sisse. Mina oskan lugeda. Ja nii hakkab minu elus uus etapp. Loen kõike, mis koosneb tähtedest. Tahan teada. Loen kõike, mida vaid kätte saan. Muinasjuturaamatuid, lastelehti, Grete kooliraamatuid, kalendreid, ajalehti, mis isa laual vedelevad, õhukese juturaamatu, mille mingi mees koduabilisele tõi ja kust lugesin suudlemistest, armastusest, salajastest armutseenidest, lõplikust tapmisest, mõrvadest, laipadest. Ja kui siis emal nende segaste asjade kohta selgitust läksin küsima, rebis ta meeleheites selle raamatukese minu käest ja ahastas. Jumala nimel, kus sa selle saanud oled? Ta jooksis kööki ja keelas koduabilisel mulle selliste raamatukeste andmise. Oi, milline äpardus. Nüüd ei tea ma siiamaani, mis juhtus kauni krahvinnaga, kelle tume kuju röövis ja hobuseid vahetades kaugele minema viis. Nii sain kurvastusega tõdeda, et kui mingi asi mind täiesti südamest huvitas, ei meeldinud see tihti emale ja vähehaaval sain aru, et palju parem
on huvitavatest asjadest mitte täiskasvanutele rääkida, kuna siis kipub kõik untsu minema. Kõige rohkem, mis ma endale lubada võisin, oli see, et kui olin üksi teenijatega, uurisin neil seletusi igasugustele asjadele. Teenijad olid mul kuidagi kontrolli all, tundsin seda. Kui neilt üht-teist teada sain ja nad ei julgenud ka sellest emale rääkida, sest siis oleksid nad kindlasti noomida saanud. Minu vanemad ei ole minu vanemad. Olin nii umbes 5-aastane, kui isa korra lõunalauas oma juhatajast rääkis. Kuna mind huvitas kõik, millest täiskasvanud rääkisin, küsisin kohe: isa, kes see juhataja on? Juhataja on tähtsaim inimene kontoris. Kõik me peame tegema nii, nagu tema käsib. Ta juhatab kogu firmat. Isa, ega ta ju sinust tähtsam ole. Ega sina ometi tema käske kuulama pea, eks ju? Pean ikka, vastas isa. Ma ei ole ju veel ise juhataja ja loomulikult pean ka mina tegema nii, nagu tema ütleb. Ja isa seletas mulle, mida see juht või direktor üldse tähendab. Ei, ma ei uskunud oma kõrvu. Mingi juhataja, kes on tähtsam kui minu isa. Kuidas on see võimalik? Siiani olin pidanud iseenesest mõistetavaks, et sõna isa tähendab suurt härrat, kes on kõikides kõige tähtsam. Tal on kõikide üle otsustamisõigus, võim kõikide varanduste üle. Tema sõnad olid seaduseks ja keegi ei julgenud talle vastu hakata. Ainult tema oli ainuke, kellega isa vahetevahel nõu pidas ja abi palus. Temaga arutas isa vahetevahel maiseid asju, aga see on hoopis teine lugu. Tema ei olnud see, keda inimeseks kutsuti. Isa oli kõikide inimeste juht. Ja kuidas tal sai nüüd olla juhataja, kes oli temast kõrgemal? Vaatasin isa esimest korda eriti hoolikalt. Kui olin teda pikka aega väga detailselt uurinud, taipasin, et see inimene, keda ma väga austasin ja armastasin, ei olnudki minu isa. Sellest hetkest, kui sain teadlikuks selles keskkonnas, olin leppinud mõttega, et see kena, hele naisterahvas on minu ema. Suur, võimas, tume mees on minu isa. Nii. Siin on tema minu isa, kuid ta ei ole minu isa. Minu kodus ei ole ta minu isa, vaid siin, kus ma praegu asun. Ta on mulle põhimõtteliselt sama võõras, kui see kaunis naisterahvas, ema. Mõlemaga olen ainult püüdnud tasailju harjuda. Nad on meeldivad inimesed, nad armastavad mind. Olen neile oluline ja olen ilmselt käesolevaks hetkeks õppinud neist lugu pidama. Kuid nad ei ole ikkagi minu ema ja isa. Olen neid vaid harjumusest emaks ja isaks kutsunud. Ei olnud selle ajani olukorda põhjalikult analüüsinud. Võtsin kõike nii, nagu oli. Kuna mul oli nende inimestega meeldiv koos olla. Nad kindlustasid mind turvalisusega. Minust oli omakorda rõõmu neile. Kõik, mida ma tegin, oli neile eriliselt oluline, meeldiv ja südamlik. Miks mulle siis nende seltskond poleks pidanud meeldima? Isegi Gretega õnnestus vahel üpris meeldivalt mängida. Siis, kui tal ununes see, et ta minust tähtsam on. Et ta on 3 aastat vanem kui mina. Kõik oli piisavalt hästi. Onu Steffi käis meil tihti. Ta mängis eriti hästi klaverit ja näitas mulle huvitavaid asju. Ta puhus seebimulle
tegi pähklikoorest taskunoaga pisikesi kõristi, valmistas tõrusid ja tikke kasutades pisikesi põrsaid. Ja ükskord tõi ta mulle plekkkarbi imeilusate värvidega ning loomulikult oli seal ka pintsel. Sain joonistada imeilusaid lilli vihikusse, mis kuulus ainult mulle ja mida seekord ei tulnudki jagada Gretega. Tädi Adi oskas jutustada huvitavad ja lõbusaid lugusid ning muinasjutte. Ja vanaema, ema, armastas mind väga. Ta oli südamlik ja väga peen ning naeratas mulle alati nii armsalt. See oli lausa pidu, kui ta klaveri taha istus. Tema taevalik muusika võlus mind. Kuulasin seda lummatult. Ja selles olin emaga täiesti üksmeelel. Ka tema armastas muusikat üle kõige. Teine vanaema oli ääretult põnev naisterahvas. Ta rääkis mulle tihti mitmetest reisidest võõrastesse riikidesse ja võttis mind tihti kaasa rahvusmuuseumi. Nägin seal suurepäraseid asju. Imeliselt ilusaid, suuri värvilisi liblikaid, selliseid, nagu vanaema ütles, mis elavad maakera teistes osades. Kummaline oli see, et need olid väga tuttavad. Nägin veel mingisuguseid suurte loomade topiseid, mis mind alguses hirmutasid, aga vanaema rahustas mind maha. Mulle meeldis ka see, et kogu pere oli äärmiselt vaimustatud ja üllatunud kõigest, mida tegin, mis minu arvates oli iseenesest mõistetav. Kuid kogu suuselts rääkis talendist. Kui olin 4-aastane, näitas ema, kuidas konksus nõelaga sai heegeldada. Nii mina siis heegeldasin kleidikese nukule, mis istus kogu aeg ühes väikeses tugitoolis, kuna ma ei teadnud, mida temaga teha. See nukuke oli eluta, aga mind huvitas ainult see, kus oli elu. See kleidike tekitas pereringis sellist kõmu, et lausa imestasin. Kui ema heegeldab nii imekauneid pitse, miks peaks siis imestama, kui minagi oskan heegeldada? Minu värvilised lilled, mida ma oma vihikutesse joonistasin, rõõmustasid kogu peret isegi nii, et sain isalt põrsamoodi rahakassa. Ja iga kord, kui olin joonistanud mõne ilusa lille, pani isa põrsakesse ilusa hõberaha. Oi, kuidas kõik oli nii lõbus. Ja nüüd siis tuli selline ebameeldiv uudis, et isal on juhataja. Sellel hetkel sain täielikult aru, et olen siin, selles keskkonnas ja kutsun teda kodus olemiseks, kuid millegipärast polnud ma siin kodus. Siin ei olnud minu kodu ja see oli minu kõikumatu veendumus. Kui mul siis oleks olnud kasutada praegused psühholoogilised kogemused, oleksin kohe võinud analüüsida, kust mina, laps, olen saanud sellise käsitluse. Kuid kuna olin veel laps, kes kogeb kõike vahetult, olin tugevalt veendunud, et mind on vägisi oma õigest kodust minema viidud. Ei teadnud ainult seda, kust tulin, kuna olin vahepeal kõik unustanud. Kes suudaks mind selles valgustada? Ainult need 2, kes kutsuvad mind enda lapseks. Kuid teadsin, et kui neil küsima hakkan, saan jälle neid täiskasvanute vastuseid, millest mitte midagi aru ei saa. Ja kõigi nende lugude lõppu öeldakse, oota, kuni suureks kasvad. Oi, kuidas see mind vihastas. Miks peaksin ma veel nii kaua teadmatuses olema? Tahtsin kõike teada nüüd.
ja mitte kunagi tulevikus. Mõtisklesin nende küsimuste üle, kuni tuli magama mineku aeg. Siis tuli ema, istus mu voodiservale ja küsis: miks sa nii tasane oled? Miks sa oma nukkudega ei mänginud, vaid mööda tube ringi hulkusid ja omaette mõttes olid? Mis sind vaevab? Mulle võid kõike rääkida, küsi julgelt. Oi, no sel hetkel oli ema imearmas. Tundsin seda kohe kogu südamest, täiesti usaldavalt. Ta oli õrn, armas ja kaunis. Tundsin tihti, et ta oli minu poolt, kui mind keegi süüdistas. Võisin alati joosta tema juurde, sest seal tundsin ennast turvaliselt. Nüüd olime nii usalduslikult koos, et olin nõus temaga kõigest vestlema. Kallistasin teda kõvasti ja küsisin: ema, kust olete te mind saanud? Kust olen ma teie juurde tulnud? Algul peegeldus ta silmist hämming, nagu oleks teda ehmatatud. Kuid siis ta naeratas ja ütles: on olemas üks suur meri, kus ujub palju väikeseid lapsi. Kui nüüd kaks inimest teineteist väga armastavad ja Jumalat paluvad, et tahaksid väikest last saada, ja kui nüüd Jumal loa annab, siis tema abiline, suur toonekurg, lendab sinna merele ja võtab sealt selle lapse, mis Jumal on neile kahele määranud. Toonekurg võtab selle lapse selga ja lendab nende kahe inimese juurde, kus ta õrnalt oma nokaga selle väikese lapse naise kõrvale asetab. Nii saab lapsuke omale maised vanemad ja temast tuleb maine laps. Alul kuulasin seda lugu suure põnevusega, kuid siis tundsin, et siin on midagi väga sarnast tädi Adi muinasjuttudega. Ei, see ei ole tõsi. Ema ei taha mulle rääkida tõtt selle kohta, kust ja millal tema ja isa mind leidnud olid. Olin pettunud ja vaatasin emale uurival pilgul otse silma. Kuid ema veenis mind hoopis kenasti üht palvet lugema, mille ta ise ette luges. Siis soovis head ööd ja läks ära. Jäin üksi. Sellest hetkest veendusin üha rohkem, et isa ja ema ei olnud mu tegelikud vanemad ja et see maa ei olnud minu kodumaa. Teadsin, et ema ei tundnud mind. Teadsin, et ema ka ei näinud mind. Olin ja püsisin talle võõrana ja kõik inimesed minu ümber tundusid mulle võõrastena. Me ei mõistnud üksteist. Kui rääkisin emaga asjadest, mis mulle olid ilmselged, oli ta vahel nii hämmastunud, et läks lausa isale ütlema, mida ma öelnud olin. Isagi oli üllatunud. Sain aru, et need asjad on neile uued, täiesti tundmatud. Hiljem rääkisid nad neid kogu suguvõsale ja kõik said minu üle naerda. Lauset kui omapärane laps kuulsin üpris sageli. Ise ei pidanud ma ennast sugugi omapäraseks. Pigem pidasin eriskummaliseks kõiki teisi ja kuigi armastasin neid väga, olid nad mulle kuidagi võõrad. Tundsin, et kõik on kuidagi liiga väike, piiritletud ja värvitu. Kusagil sisimas tundsin, et ainult tema suudab mind täielikult mõista ja oleksin meelsamini elanud palju suuremates ruumides, vabamalt ja selliste inimestega, kes oleksid mind mingil määral minu sarnased. Tunne, et olen võõras, ei jätnud mind kunagi maha, vaid sain sellest järjest teadlikumaks. Püüdsin leida mingisugustki pidepunkti, kuid asjata.
ema rääkis ilusasti õdede armastusest. on tore, kui on olemas õde, kellega saab rääkida kõigest ja keda võib usaldada. otsustasin ka Gretega sellise suhte luua. kuid ta ei olnud mulle lähedane, vaid vaatas mulle ülalt alla, sest ta oli 3 aastat vanem. ja kui usaldasin teda ja rääkisin talle oma saladusi, jooksis ta kohe ema juurde neid edasi rääkima. nii jäigi õega sõprustamiskatse täiesti ühepoolseks. ja me elasime kõrvuti nagu 2 olendit, kes on tulnud täiesti erinevatest maailmadest. kõik olid mulle võõrad, kõik. aga aeg liikus kiirelt ja peagi sain 6-aastaseks. ja ühel ilusal päeval viis ema mind kooli. sattusin paljude laste keskele, aga eraldatuse tunne vaid tugevnes. kodus armastas kogu minu pere mind ja mina armastasin neid. peres oli soe ja sõbralik armastus üle kõige ja muud tuli alles peale seda. selle tõttu olin koduse keskkonnaga ja inimestega harjunud ja ma tundsin ennast seal hubaselt. kuid koolis olid lapsed mulle täiesti võõrad. Nad mõistsid üksteist üpris hästi, aga mina olin nende keskel kui pisike imevigur. sama palju, kui nemad mind imestasid, imestasin mina neid. Nad naersid mu üle ja see tegi mulle haiget. Nad rääkisid kogu aeg sellest, mis neil oli ja näitasid teineteisele igasuguseid üha erilisemaid asju. sulepleid, pliiatseid või kustukumme ja kõik tahtsid endale just sellist, millist teistel polnud, et siis omakorda seda näidata saaks. minu arvates oli see hirmus tüütav ja totter. mind huvitasid raamatud, muinasjutud, muusika ja muuseumid. selle üle olid lapsed hämmingus ja esitasid mulle igasuguseid kummalisi küsimusi. Nad mängisid nukkude, pallide ja rõngastega. mina mängisin prismaga, mis näitas suurepäraseid värve, magnetiga, mille onu Toni, ema teine vend, oli mulle toonud. see oli salapärane. magnet vedas kokku kõik ema nööpnõelad. sellest magnetiseerusid ka käärid. nii et emal tuli nööpnõelad kääridest kaugemale panna. muidu jooksid nad kõik ühte puntrasse kokku. aga mina tahtsin teada, mis jõud on magnetisse peidetud. ja lõpuks järeldasin, et magnet armastab nööpnõelu, nii nagu ema meid, et need kõik magneti külge tõmbuvad, nagu meie ema kaela langeme. see oli mu meelest hästi huvitav ja suurepärane. lapsed aga naersid mu üle. mina olin üksi. talvel hakkasin saama pillimängutunde. kui mängisin erinevaid muusikapalasid, oli mul tunne, et muusikasse on peidetud samasuguseid kujundeid, nagu onu Toni tegi kartongist. ta kutsus neid geomeetrilisteks kujunditeks. mängisin klaveripala, milles pudises pisikesi kuubikuid. oli üks teine klaveripala, kus kõik oli teravatipuline ja igast tipust hüppas välja väikeseid kuulikesi. kui jalutasin emaga väikeses linnapargis, imetlesin suurt purskkaevu. kuna purskkaevu suurimas juas nägin tantsivaid, hüplevaid ja lendlevaid haljaid ja härjapõlvlasi. ma ei kuulnud seda muusikat kõrvadega. ei, mina nägin seda. teadsin, et see on muusika. ja minu arvates oli see ülimalt loomulik. kuid lapsed koolis naersid mu üle.
kui rääkisin sellest neile ja ütlesid, et olen loll. Ei saanud aru, miks. Kui kuulsin aga muusikakoolist teiste laste mängimist, tardusin hämmingust. Mida? Kas nad tõesti ei kuulnud, et nad lõhkusid muusikasse peidetud geomeetrilisi kujundeid? Õpetaja ütles selle peale, et nad ei mängi õiges rütmis, justkui nende südamed ei lööks ühtlaselt. Ja kas nad siis ei kuulnud, et mängivad valesti? Oli lausa kohutav, kui nad lõid valele klahvile. Oleks tahtnud karjuda. See tegi lausa valu. Ja nad isegi ei saanud sellest aru. Ja ma vaatasin neid lapsi uudishimuga ja mõtlesin, kas tõesti neil ei ole kõrvu? Kuidas on see võimalik? Kas tõesti teised lapsed polegi sellised nagu mina? Arvasin, et kõik lapsed näevad ja kuulevad samamoodi nagu mina. Vähehaaval hakkasin aru saama, et enamus lastest ja täiskasvanutest on hoopis teistmoodi silmade ja kõrvadega ja selle tõttu paistan ma neile imeloomana ja ma jäin järjest rohkem ja rohkem üksi.